Paavo Järvi. Nii palju on igasuguseid lootusi ja ootusi ja ma pole siin olnud 13 aastat, 14 aastat juba. Nii et kõik on juba uus. Ja samal ajal ma juba praegu näen tuttavaid nägusid ja seda momenti ma olen oodanud juba 13 aastat. Ja ma tegelikult alguses, kui ma siit ära sõitsin, ma arvasin, et ei tulegi seda aega üldse, kui ma siia kunagi tagasi tulen. Aga on, nüüd siin see aeg on käes. Kui mõni inimene võtab kätte pulgakese ja otsib sellega veesooni, siis Paavo Järvi haarab dirigendikepi ja leiab kulda. Kui sa oled armunud orkestrimuusikasse, orkestrirepertuaari, siis sa pead dirigent olema. Ja me oleme algusest peale kodust põhiliselt orkestrimuusikat kuulanud. Ooperit ka muidugi, aga seal on ka orkester. Hirmus oleks mõelda, mis Paavo Järvist oleks siis saanud, kui perekond oleks kuulanud vaid glam rocki. Sellisel juhul oleks jäänud suur kogus Eesti heliloojate muusikat maailma viimata. Öeldakse, et 3 on juba seltskond, aga no orkestris on vägi sees, sest kui on palju inimesi ja kõik nad vaatavad Järvi poole ja järgnevad talle nagu rotipüüdjale, siis on sellel niisugune jõud taga, et võib tervele maailmale mitu tiiru peale teha nagu vaba linnukene. Esiteks me peame vaatama, mis tähendab sõna vabadus. See on illusioon. See on illusioon selleks, et ennast hästi vabalt tunda, see peab hästi ettevalmistatud ja hästi kõvasti tööd tegema. Ja siis on selline tunne, et nagu kõik on võimalik, nagu lendad järsku. Järvi on üks säravamaid dirigente, kes teeb koostööd parimate orkestritega üle maailma. Tema kontol on Grammy, lisaks on tal rinnas mitmeid ordeneid ja medaleid, prantslased tänavad teda panuse eest Prantsuse muusikamaailmas ja tema juhatatud Viini klassika evib energiat, millest poleks teoste heliloojad osanud unistadagi. Aga kõrvuti Beethoveni ja Mahleriga kõlab tema südames ikka ja alati Pärdi, Tüüri, Sumera, Tubina ja Reinvere muusika. Ühte asja, mida peab olema, mida peetakse nagu negatiivseks, võib-olla kõige tähtsam asi muusikute juures, aga üldse inimeste juures, on ambitsioon. Töökus peetakse väga positiivseks ja igasugust ausust ja kõik. Ambitsioon on tähtis. Sul on see tahe lennata või püüda, et ma tahaks kuidagi moodi lennata, et ma sa pead mõtlema hästi suurelt ja kohutavalt unistama.